Kui Eesti olümpiakoondis 21. mail Pariisi jõuab, on neil vastas Eesti saadik Karl Robert Pusta. Olümpiakülas on 4 majakest, igas ruumi 3-4 mehele. Majade keskel on lipumast, kuhu meie trikoloor hommikuti kell 8:30 lauluga üles tõmmatakse ja kus õhtul kell 9 samuti laulusaatel langetatakse. Hommikuti toob post kodumaalt päevalehe. 23. mail käib Eesti koondis end tutvustamas FIFA presidendile Jules Rimet'le, kes kostitab külalisi vahuveiniga. Meeskondade vahel on palju vastastikust kompamist ja salatsemist. Meie esimest treeningut tulevad uudistama Uruguay, Türgi ja Egiptuse koondislased, mis eestlastele sugugi ei meeldi. Kui Eesti esindaja William Fiskar küsib USA esindaja käest, millal nende treening toimub, saab ta vastuseks, et see on nende asi, nagu meie trenn on meie asi. Uruguaylased, kes teevad olümpiakülas palliga imenippe, kavaldavad enne esimest eelringi mängu üle jugoslaavlased, kes tulevad nende treeningut vaatama. Lõuna-ameeriklased teesklevad abituid, pekstes palli pilvedesse, komistades ja üksteisele otsa põrgates. Lõunaslaavlased lahkuvad rahulolevalt poole treeningu pealt, hoiavad edaspidiseks oma edurivimängijast kaptenit Artur Dubravčitšit, kaotavad 0-7 ja langevad konkurentsist välja. Sellest turniirist kujuneb pöördeline sündmus maailma jalgpalli ajaloos. Esmakordselt kohtuvad suurel maailmalaval 4 kontinendi koondised. See on televisioonieelse ajastu suur jõudude ülevaatus, milles ristuvad Euroopa, Lõuna- ja Põhja-Ameerika ning Aafrika eriilmelised mängustiilid. 22 osalejaga turniiri järel luuakse esimesed Mandri-Euroopa profiliigad. Pariisis tõusevad komeedinad rahvusvahelise jalgpalli taevasse Uruguay virtuoossed pallivõlurid. Eesti koondislased vaatavad tippmeeskondade mänge, puutuvad olümpiakülas kokku selle aja staaridega, külastades sealhulgas uruguaylasi endid.